Siin on hea, siin on tegelikult selline kõnnitee ka. Poodi on siit on alati lühem maa minna. On jah? Põhimõtteliselt me pakume kogukonnas elamise teenust ja töötamise toetamise teenust inimestele. Et siin üksuses on meil 10 inimest, kes on psüühikahäirega. Ma olen ka ühtlasi ka tugisik 3-le, et me aitame neid tööotsingutel, tööandjatega suhtlemisel. Kui nad näiteks tööle saavad, siis töö hoidmisel, säilitamisel, käime koos Töötukassas. Minu tööpäev algab tavaliselt 9-st. Ma tulen tööle, vaatan kiiresti üle arvutist transpordikalendri, meilid, vaatame, kes kuhu minema peab, keda mingi kell kuskile saatma peab, kas arsti juurde, kas tööle. Siis 11:30 umbes teeme lõunat. Võta siis kartulit. Suurem osa ajast lõuna tegemine on üpriski lihtne, kuna kliendid on üpris iseseisvad ja saavad oma asjadega ise hakkama. Ehk siis me anname neile toiduasjad, näitame võib-olla ette, et täna teeme seda, ütleme näiteks guljaši. Nad tükeldavad oma asjad ära, praevad, keedavad ilma probleemideta. Peale seda me tavaliselt sisustame klientidega vaba aega, mängime näiteks koroonat, mängime lauamänge, loeme raamatuid. Sellele järgneb 3:30 paiku õhtusöögi valmistamine ja siis on juba kell 5. Kliendid söövad õhtust ja minu päev hakkab läbi saama. Väga tüdruk. Minu kaisukaru. Ei ole su kaisukaru, sul on enda kaisukaru. Sa oled armas tüdruk väga. Aitäh! No eelkõige toeks, tugi, abi, suunaja, et kindlasti mitte hooldaja, nagu väga paljud võivad arvata. Et see on selline igapäevaelu toetamine. Et ma arvan, et meil kõigi võib olla vahel sellist nagu tuge vaja, aga need inimestel on natukene rohkem vaja suunamist ja seda nii-öelda, ma ei tea, back-upi taga, et kes sul on ja sellist nagu turvatunnet võib olla rohkem loob. Ehkki meil on selli teha. Kas sa tahadki selli, Kaisa? Teatud hetkedel sa tõesti tunned, et sa oled nagu vanem vend, et ta ei ole päris lihtsalt see, et sa pead ette taha ära tegema, vaid sa toetad neid. Sa tõesti oledki nende jaoks see tugiisik, see, kelle juurde nad saavad pöörduda ka oma muredega, oma probleemidega, saavad suga rääkida. Setitame kaamerisse. Lahe, selles suhtes lahe, et kui sa toimetad inimestega, siis mõni muutus võib toimuda kohe arengus, mõni võtab aega natukene. Ja see, kui sa seda näed, seda päriselt ka näiteks, et inimene on tõesti, ta oskab nüüd ise tööandjaga rääkida, ta oskab ise tööle minna, ta saab oma tööülesandega hakkama, et on nii, ta saab sellest tohutu eduelamus, et ma saan ise oma eluga nüüd hakkama ka. Et see motiveerib ka näiteks mind inimesena. Lumemed jalutavad paaris, päkapikud lume ümber reas, kingikotid kuhjatud on saani, ka jõuluvana liigub nende seas. Meil on homme jõulupidu. 3 kodu peale siis kokku on laseriüksus, on Kaunase kodu ja siis on meie. Siis kuidas oli? Esimene, teine, siis tuleb ära. Tuleb väga vahva, tuleb jõuluvana ja selleks on siis iga kodu ettevalmistunud etteaste. Meie samamoodi luuletus, selline segu miks siis luuletusest ja laulust. Meil on hästi palju teesid seal kapis, meil koguneb ja koguneb. Saad võtta? Ei saa. Mina olen sinust pikem, taha lükata. Pikkad, jah. Pikk. Kui ma vaatan enda pealt ja oma kaaskolleegide pealt, et milline võiks inimene olla, siis kes meie inimestega, meie sihtgrupiga tegeleda võiks, siis kindlasti on südamlikkus, empaatilisus, need märksõnad, et sul peab olema tahe ja motiveeritus teisi inimesi aidata. Kannatlikkus on väga oluline. Hea on ka see, kui inimene suudab olla piisavalt palju ise ka avatud, et just, et kuulata ära teiste inimeste lood, mõista neid, tunda neile näiteks kaasa, toetada neid. Minu isikliku arvamuse järgi võiks seda tööd teha igaüks. Selles mõttes kogemusena kas või vabatahtlikuna proovida Q2, et näha kõike seda, mis nagu tegelikkus on. Sest et see, kuidas nagu inimesed tegelikult
maha teevad seda asja ja näitavad seda kui midagi väga õudset. Tegelikult asi ei ole üldse nii õudne. Nad on täiesti tavalised inimesed ja nad on väga toredad ja väga rõõmsad. Ja seda tööd tehes sa tõesti tunned, et sa aitad teisi inimesi ja sa saad ise sellest midagi. Nii kaua tagasi. Eelmine nädal. See annab mulle nagu mingeid teisi arusaamu. Ma olen juba 2 kuuga koos klientidega see areng, ma ise olen ennast analüüsinud, siis see areng on olnud nagu väga suur, ja ma tunnen, et ma julgen rohkem ja ma nagu saan praegu kindlasti hakkama rohkemat asjadega, kui ma enne tööle tulekut nagu oleks suutnud. Hästi suur probleem on teadlikkus inimeste juures. Et nad lihtsalt ei tea, mis tähendab erivajadus, mis on puue ja kui lai ala see tegelikult on, kui palju on nagu erinevaid asju. Nad hästi tunnetavad meie emotsioone, et kui näiteks inimesena ma tulen tööle, mul on olnud paha tuju võib-olla kodus või ma olen ise väsinud, siis nad küsivad ka hästi tihti, et Helen, sa tundud täna kunagi väsinud, et äkki joome koos kohvi ja et see on nagu selline kahepoolne koostöö nagu ja neil samamoodi, et kui nad ise on ka väsinud või on pikk tööpäev olnud, et siis sellest saab ka kohe aru ja siis sellest tasub ka kohe rääkida. Kõige suurem eripära ja see kõige suurem põhjus, miks seda tööd teha, on see rõõm klientide silmas, kui sa neid aitad. See, kui sa tõesti toetad neid ja sa näed, et nad on õnnelikud. Sa näed, et sa annad endast kõik, et neil oleks hea olla. Väga suur rõõm on näha, kui nad saavad mingi uue asjaga hakkama. Ja see rõõm on just see, et neil endal on nagu väga hea meel. Ja siis me kõik rõõmustame.